Täna Keskerakonna fraktsiooni Riigikogu liikmete poolt soovin üle anda 2 arupärimist. Mõlemad teemad on hästi aktuaalsed. Ja esimene arupärimine puudutab rahvastiku vähenemist ja arupärimine on suunatud peaminister Kristen Michalile. Eesti rahvaarv pöördus langusesse ja Statistikaameti andmetel vähenes Eesti rahvaarv 2024. aastal 5402 inimese võrra. Languse peamiseks põhjuseks oli sündide arvu järsk vähenemine, mullu sündis vaid 9646 last, mis on rohkem kui 1000 võrra vähem kui eelmisel aastal. Loomulik iive oli tugevalt negatiivne ning ka positiivne rändesaldo ei suutnud rahvaarvu vähenemist tasakaalustada. Negatiivne iive on Eestis olnud juba kümmekond aastat, kuid seni on positiivne rändesaldo selle ära katnud. Eesti riigi kestlikkus ja areng sõltub otseselt meie rahvastiku jätkusuutlikkusest. Ja vastavalt sellele me loomulikult juhime tähelepanu, et see peab olema prioriteet number 1 valitsusel ja vastavalt sellele on ka koostatud ja esitatud rida küsimusi. Teine arupärimine puudutab tervishoiusüsteemi kestlikkust ja kättesaadavust ja siinsamas täna peaminister infotunnis sõnas järgnevat. Peame riiki koos üleval, sedasama imearmsat Eesti peame koos üleval, see on stenogramm. Selle jaoks on seda sotsiaalsüsteemi vaja. Eesti meditsiini ja tervishoiusüsteem on üliefektiivne, inimesed teevad väga head tööd, arstid, tervishoiutöötajad, kõik teevad väga head tööd. See oli tema täna välja öeldud infotunnis, peaministri välja öeldud. Nüüd, kui me vaatame arvudesse sisse ja vaatame, mis siis tegelikult olukord on. Riigikontrolli 2022. aasta ülevaates hoiatatakse, et kui süsteemi ei tehta sisulisi muudatusi tervishoiusüsteemis, võivad 2035. aastaks inimeste omaosaluskulud tervishoius kahekordistuda, ravijärjekorrad veelgi pikendada ning Tervisekassa eelarve puudujäägiks ulatuda lausa 900 miljonit euroni. Euroopa Komisjoni 2023. aasta andmeil oli Eesti Euroopa Liidu kõrgeim rahuldamata tervisekontrolli vajadus. 12,9% Eesti elanikest teatas, et nad on pidanud vajalikust arstiabist loobuma, kuna see oli kas liiga kallis, eeldas liigset sõidukaugust või väga pikad ootejärjekorrad. Tuletan siin meelde, et Euroopa Liidu keskmine näitaja on 2,4%, Leedus on 3,8%, Lätis 7,8%, Tšehhis vaid 0,4%. Meil on nende inimeste arv 12,9%, kes loobusid tegelikult tervishoiuteenusest nendel põhjustel, mis ma välja tõin. Ja siinsamas peaminister räägib, meil on kõik hästi. Ja siin on loomulikult ka muud asjaolud kõik välja toodud. Lisaks loomulikult on meil ka tervishoiutöötajate nappus, seda me teame, ja ka selles osas on Eesti näitaja üks kõrgemaid võrreldes meie naabritega. Väga palju asju on tervishoius tegemata lihtsalt. Ja loomulikult üheks põhjuseks on rahapuudus, millest ma ka rääkisin. Ja vastavalt sellele on ka meil jällegi koostatud küsimused ja me selle arupärimise esitame sotsiaalminister Karmen Jollerile. Aitäh!